Tere tulemast kuulama! Sinu soovil süveneme täna ühte YouTube'i intervjuusse. Selle andis investeerimisvaldkonna ekspert Cathy Wood. Just. Ja meie eesmärk on siit välja noppida need kõige olulisemad mõtted. Just tuleviku tehnoloogiatrendide kohta. Tehisintellekt, robotika, plokiähel. Jah, ja mis investeerimisvõimalusi need pakuvad? Täpselt. Nii et harutame selle koos lahti. Okei. Alustuseks võib-olla natuke konteksti, et see Woodi juhitav ARK Invest, see haldab varasid, päris palju, ligi 30 miljardi dollari väärtuses. Ja tema strateegia keskendub 5 peamisele innovatsiooniplatvormile. Need on siis robotika, energiasalvestus, tehisintellekt loomulikult, plokiähela tehnoloogia ja siis see multioomika sekventseerimine bioteadustes. See viimane kõlab keeruliselt. Mis see multioomika täpselt on? Ja see tähendab lihtsustatult, et analüüsitakse korraga mitu tüüpi bioloogilisi andmeid, nagu geene ja valke ja muud sellist, et saada, täiesti terviklikum pilt haigustest ja raviviisidest. Selge. Ja just see platvormide koosmõju ongi see, mis teeb tema jutu nii huvitavaks, on ju. Ta väidab, et need koos võivad kiirendada globaalset SKT kasvu lausa üle 7% aastas. Ja see on päris suur number. See on ikka väga suur number. Kui võrreda seda ajaloolise umbes 3%-ga, see ei ole mingi väike tõuge. See viitab ikka, et majanduskasv võib täiesti teise hoo sisse saada. Täpselt. Ja see seostub hästi tema nägemusega tehisintellektist. Ta peab seda potentsiaalselt ajaloo suurimaks tehnoloogiliseks murranguks. Huvitav on see, et ta peab näiteks Apple'it isegi potentsiaalselt haavatavaks selles uues maailmas. Jah, aga samas Teslat nimetab ta maailma suurimaks tehisintellekti projektiks. Ja siin ta ei mõtle ainult elektriautosid, eks selle? Ei, just. Fookus on ikka rohkem tulevikul. Autonoomsed taksod ja isegi need humanoidrobotid. Just. Ja sellest tulebki see tema väga ambitsioonigas ennustus Tesla aktsiale. See $2600 5 aasta jooksul. Jah, just see. Ja oluline on siin see, et tema mudelist tuleb suurema osa sellest väärtusest just tuleviku robottaksi platvormist, mitte niivõrd praegusest autotootmisest. See 2600 on tõesti äärmiselt julge siht. No on. Ja see sõltubki praegu täielikult just selle robottaksi äri edukusest, mis on praegu veel, ütleme ausalt, suuresti tõestamata. Nii tehnoloogiliselt kui ka regulatiivselt, ma kujutan ette. Täpselt. See on suur riskifaktor seal juures. Aga see näitab tema usku, et see autonoomne liikuvus võib kujuneda tohutuks turuks. Ta räägib $80 triljoni suurusest turust tulude mõttes. Kuidas ta selliseid potentsiaale üldse hindab, mis seal taga on? Ta toetub oma analüüsis muu hulgas Wrighti seadusele. Wrighti seadus, mis see on? Räägi korra lahti. Muidugi. See Wrighti seadus, see kirjeldab põhimõtteliselt seda, kuidas mingi tehnoloogia tootmiskulud langevad. Iga kord, kui kumulatiivne tootmismaht kahekordsub, siis ühiku hind langeb teatud protsendi võõra. Aha. Ja Wood kasutab seda seaduspära nagu peamise indikaatorina, et tuvastada neid murrangulisi tehnoloogiaid. Just neid, mille kulud langevad piisavalt kiiresti, et avada massiturg ja põhjustada laialdat muutust. Nagu näiteks akude hinnad. Just energiasalvestus on piima hea näide. Akude hindade langus võimaldab nii taastuvenergia laiemat kasutust, kui ka toetab elektrisõidukite ja ka robotika kasvu. Ja see sama, murranguline mõtlemine laieneb tal ka digitaalsetesse varadesse. Ta tõstab esile Bitcoini. Ja tal on sellega isiklik lugu ka. Ta ostis seda juba 2015 aastal, kui hind oli seal kuskil $250 kandis. Uskumatu, tagantjärele mõeldes. Tõesti. Ta näeb seda nagu täiesti uut varaklassi, nagu digitaalset kulda ja isegi potentsiaalset tuleviku globaalset rahasüsteemi. Ja siit tuleb see tema vast kõige kuulsam või kurikuulsam ennustus. Jah, see, mis kõige rohkem tähelepanu on pälvinud. Ta prognoosib Bitcoinile $1,5 miljoni suurust hinda aastaks 2030. $1,5 miljonit. Jah, tuleb muidugi rõhutada, et see siht on ikka kordades kõrgem, kui enamik teisi analüütikuid pakub. See peegeldab tema, äärmist veendumust selle pikaajalises potentsiaalis. Ja ta ei investeeri ainult otse Bitcoini, vaid ka seotud firmadesse nagu Coinbase näiteks. See on number, mis kindlasti paneb kulmu kergitama, on ju. Aga teate, mis siin minu jaoks pääluv on see tehnoloogiate lähenemine. See, mida ta kogu aeg rõhutab.
Mida sa mõtled? no tehisintellekt, robotika ja seesama odavnev energiasalvestus, need kõik nagu toidavad üksteist ja toidavad nii neid autonoomseid sõidukeid kui ka neid humanoidroboteid, millest sa rääkisid. Just. See konvergents on võtmesõna ja ta põhjendab robotite vajadust ka demograafiaga, et arenenud riikide kahanev ja vananev rahvastik, see vajab tootlikkuse säilitamiseks ja tõstmiseks automatiseerimist. See muidugi tõstatab kohe küsimusi töökohtade kohta. Mis neist saab? Muidugi. Wood ise on selles osas pigem optimistlik. Ta viitab uutele rollidele, mida AI võib luua. Näiteks mainis ta sellist asja nagu vibe coding. Vibe coding. Mis see veel on? See tähendab sisuliselt, et programmeeritakse loomulikus keeles. Tulevikus võid sa tarkvara luua lihtsalt kirjeldades, mida sa tahad saavutada, ilma et peaks oskama seda keerulist, traditsioonilist koodi kirjutada. Huvitav mõte. See võiks programmeerimise muuta kättesaadavamaks paljudele. Just, teoreetiliselt küll. Aga okei, mida see kõik siis sinu kui kuulaja jaoks tähendab? Woodi peamine soovitus on olla muutuste õigel poolel. Jah, üsna otsekohene soovitus. Väikeinvestoritele soovitab ta kaaluda regulaarset investeerimist, väikeste summade kaupa ja mitmekesistatud fondidesse, mis keskenduvad just neile innovatsiooniteemadele. Tema enda ARK-fondid on ilmselge näide, eks ole. Loomulikult. Ja ta rõhutab väga seda pikaajalist vaadet. Ootab neis valdkondades järgmise 50 aasta jooksul potentsiaalselt enam kui 10-kordset kasvu. Aga siin on oluline see aga. Ta toonitab korduvalt, et garantiisid pole ja igaüks pead ise oma kodutöö ära tegema. Need on kõrge riskiga, väga volatiilsed investeeringud. Kindlasti. Ja see tõstatabki selle olulise küsimuse tegelikult, et Wood on küll tehnoloogia optimist. Ta usub selle võimesse luua uusi töökohti ja lahendada demograafilisi probleeme. Aga ta möönab ka ise, et osa inimesi võib nende kiirete muutuste käigus hammasrataste vahele jääda. Just. Ja see viibki meid lõpetuseks selle mõtte juurde sinu jaoks, et arvestades seda kiiret ja murrangulist muutust, mida need lähenevad tehnoloogiad tootavad tuua. Jah. Siis kus näed sina praegu kõige suuremat lõhet? Just nende tehnoloogiate potentsiaalsete võimaluste ja meie ühiskonna, valmisoleku vahel nendega kohaneda ja neid enda kasuks tööle panna. Mõtle sellele.